Nii et sa tead, mida nad Afganistanis naistega teevad, eks? Mida Taliban naistega teeb? Noh, ilmselt arvab see rumal noor ameeriklanna, et oma eluarmastuse nimel, kellega ta internetis kohtus, ta peaks minema Afganistani ja temaga abielluma. Ja ma arvan, et on aeg harida noori, rumalaid, liberaalseid naisi, kes langevad nende manipuleerivate meeste lõksu internetis ning meenutada neile, millesse nad end tegelikult segavad. On põhjus, miks ta on nii viraalseks muutunud. Ma mõtlen, internet ütles mulle, et ma ei läheks Afganistani 8. augustil 2017, et olla oma abikaasaga. Nii et siin on video ja pilt sellest imelisest mehest. Ta muutis kuupäeva varasemaks, sest igatseb teda nii väga. Ja siin on tõend tema lennu kohta. Ma tõesti leian, et see video on nii eemale tõukav. See oneks. Olgu, see on jutustus sellest, kuidas see hull, rumal, madala IQ-ga naine kohtus selle mehega, kes pani ta manipulatsiooniga kolima. Ja ärge muretsege, kutid. Kui te tõesti tahate teada, mis Afganistanis naistega toimub, meil on kogu materjal teil olemas. Hoiatus, see võib olla häiriv. Tegelikult pole asi sugugi nii ilus, nagu see rumal TikToker seda näitab. Tere tulemast The Pushbacki. Mina olen Aira Kei, teie saatejuht, ja me püüame päästa rumalaid liberaalseid naisi Afganistani abielluma minemast. Mult küsitakse seda küsimust kogu aeg, nii et ma mõtlesin, et vastan videoga. Tegelikult kohtusime me Snapchatis 2024 aasta juulis ja päriselus kohtusime alles 2024 aasta detsembris. Ma mõtlen, kes oleks arvanud, et islamistlikud peibutajad kohtuvad sinuga internetis, mitte päriselus, ja kuidagi see lihtsalt armud kutti Snapchatis, kes tahab, et sa tuleksid Afganistani. Issand, su vanemad on head tööd teinud. Alguses ma tegelikult ei otsinud suhet, aga me vahetasime ikkagi WhatsAppi numbrid. Ma olen veokijuht, nii et loomulikult võin ma päev otsa lobiseda. Ja temaga oli lihtsalt nii lihtne rääkida. Kui ma ütlen rääkisime, siis ma mõtlen, et me rääkisime 12 kuni 15 tundi päevas, võib-olla isegi rohkemgi. Nii et kuigi me olime rääkinud ainult umbes 5 kuni 6 kuud enne, kui päriselus kohtusime, ausalt öeldes ei tundunud, et ma kohtuksin võõraga, sest me olime nii palju aega telefoni teel vesteldes 11 tundma õppinud, et kui ma temaga kohtusin, tundus nagu oleksin teda terve elu tundnud. Ja ma olen kindel, et ta istub kodus Afganistanis koos oma sõpradega ja ütleb, milline idioot. Kõik, mida ma pean tegema, on talle öelda, kui väga ma teda armastan ja teda kuulata, päevade kaupa, tundide viisi tema jutuvada kuulata. Kuidas ta jagab kõiki oma väikeseid ebakindlusi, et ma saaksin talle maailma lubada ja siis me saame ta lõksu meelitada ning ta tuleb ja on igavesti meie ori. Ma olen kindel, et ta istub seal ja räägib oma sõpradega, kui väga ta armastab seda veokijuhti, kes istub päevade kaupa niisama ega tee midagi paremat, kui räägib võõraga telefonis. Ma mõtlen ja vaata tema särki, muidugi, see on inimesena valmis. Et me oleme olnud kaugsuhtes, mitte päris 2 aastat, aga peaaegu 2 aastat. Wow, ma pean ütlema, et see manipuleeriv mees on tõesti pühendunud. See on pühendumus. Ja ma olen nii valmis temaga koos olema, olgu see siis siin Ameerika Ühendriikides. Ma nimetan seda intellektiks. Ja ma ei suuda seda kuulata. Ma tegelikult ei suuda seda kuulata. Võib-olla kuulame seda kohe varsti, sest see on video sellest, mis tegelikult Afganistanis toimub. Ja võib-olla on üks neist tema, kes teab. Afganistanis on naistel keelatud töötada, aga mitte külmas kerjata. Samal ajal kui mehed mööduvad täiesti vabalt. Okay? Need naised istuvad siin. Sa ei saa tuvastada, kes nad on, mis, aga neil on vaja kerjata meestelt, kes muide neid lihtsalt ignoreerivad. Nad lihtsalt ignoreerivad neid täielikult. See ei ole nii, et nad annaksid neile süüa, sest nad ei saa töötada ega midagi teha. Tore, et mehed on lubanud neil vähemalt õues grupis istuda ja toidujäänuseid kerjata. Jällegi, vaadake, kuidas need mehed ei vaata neid naisi ega mõtle, et okei, kuna me oleme neilt kõik ühiskondlikud hüved ära võtnud. Miks me siis ei võiks neid päriselt toita? Ei. Seda ju küll ei tahaks teha. Ma mõtlen, seda ju küll ei tahaks teha. See ajab mind nii vihaseks. Vaadake, mida Taliban naistest arvab, kui te ikka veel kahtlete, kui rumal see tüdruk on. Kas see hõlmaks siiski ka naiste õigusi ja demokraatiat? Jah, muidugi kõik toimub islami šariadi järgi. Kas te siiski toetaksite demokraatlikke valimisi? Kas inimestel lubataks hääletada naissoost poliitikute poolt? Jaa, muidugi. Nad naeravad sõna otseses mõttes, kui ta küsib, kas naised võivad demokraatlikult hääletada või neid saab võimule valida. Nad naeravad tema küsimuse üle, sest see tundub neile nii rumal, kuna ta on naine. Muidugi, see on nende arvates rumal. Kas te kõik näete seda? Kas te kõik märkate seda?
Afganistani imelised mehed, kes on valmis tundide kaupa telefonis veokijuhtidega rääkima. Ma tõesti ei suuda seda taluda. Ja nüüd pole mitte ainult see psühhootiline naine, kes otsustas kolida Afganistani, et abielluda selle rumala, selle kavalaga, kes usub ja toetab sellist ideoloogiat. Ta teeb seal tegelikult sisu, püüdes tõestada, kui ilus Afganistan on. Ja kui see pole otsene propagandatükk, siis ma ei tea, mis veel oleks. See tundub mulle lihtsalt nii, et Afganistani islamivabariik või Taliban või kes iganes on otsustanud luua naisi, kes tegelikult ei ela Ameerikas. Nad elavad Afganistanis ja teesklevad, ma ei tea, mida nad teevad, aga nad teevad mingi psühholoogilist operatsiooni. Ja ta reklaamib nüüd tegelikult seda kaubanduskeskust Afganistanis. Kaubanduskeskus, kuhu me läksime minu esimesel päeval Kabulis. Mis toimub? Nii et Esimene peatus oli tossupood. Ilmselgelt on need kõik koopiad. Need on päris veenvad, ausalt öeldes, ja maksavad umbes $30–40. ma mõtlen, ta näitab kõigepealt, et see on kõik meeste kraam. Sellest ja nüüd on see hijabipoest hijabi oli neil pood. parim kvaliteet. Imeline. Abajad. Tegelikult sain ma just siit selle roosa abaja. Ja ma just rääkisin Wise'ile, kuidas ma soovin, et me oleksime kogu poe ära ostnud. Igaüks maksab umbes $30 tervitused. Nii et Viimane peatus oli see kosmeetikapood. täna oleme Tishme Shefas. Ja nagu näete, on väga palav ja kuiv. See kõik oli kunagi vesi, aga ilmastiku tõttu kuivas see ära. Muide, huvitav fakt, sõbrad. TikTok otsustas täiesti ootamatult minu TikToki konto kustutada. Ei mingit hoiatust, ei mingit e-kirja, mitte midagi. Ma lihtsalt ei eksisteeri TikTokis, välja arvatud mõned kontod, mis teesklevad, et on mina. Ja see ongi põhjus, miks ma pole sisse logitud, sest ma ei saa sisse logida, sest mul pole kontot, sest TikTokile ei meeldi need asjad, millest me räägime. Milline üllatus? Hiinlased ei ole just eriti huvitatud sellest, et me maailmale näitame, kui ajupesulikud nad on ja mida kõike nad üritavad teha. Oh poiss. Igatahes, see on see, mis ajab mul vere keema, nii et ma ei tea enam, mida endaga peale hakata. Taliban naerab naiste üle. Naised kerjavad tänavatel toidu ja jääkide pärast. Neid sõna otseses mõttes kuritarvitavad mehed. Me kõik teame, millega Taliban tegeleb. Me kõik teame, mis toimub Afganistani naistega. Ja siis on sul see idioot, kes räägib, kuidas ta otsib väljaspool USA'd rohkem perekondlikke väärtusi. Mida iganes sa tahad teha, sest mehed, ma tunnen, et nad lihtsalt pole need õiged. Nagu siin USA's see Red Pill sisu, see pooleks värk, ma lihtsalt ei suuda sellest aru saada. Ja ma tunnen, et mehed, kes on teistest riikidest, neid on kasvatatud erinevate väärtustega, mis puudutavad perekonda, partnerlust ilmselgelt. Ja näiteks kuritarvitada neid ja lukustada nad kinni ning mitte lasta neil välja minna. Ausalt öeldes on iga suhe erinev. Iga mees on erinev. See on lihtsalt minu isiklik kogemus. Ja võimaluse andmine kellelegi, kellest ma poleks kunagi arvanud, et võiksin armuda, oli parim otsus, mille ma kunagi teinud olen. Ja ta veenab sõna otseses mõttes noori tüdrukuid. Vaadake, kui ilus Afganistan on. Tulge seda vaatama. Siit saab osta armsaid tosse. Ma ei suuda. Vabandust. Ma ei suuda. Internet on... Ma olen lihtsalt tänaseks läbi. Ma olen lõpetanud. Rahu. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.